Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, kallid rallisõbrad! Hakkabki see Rally Estonia lähenema kulminatsioonini, ainult 2 otsesaadet meil siit 6. käigu stuudiost ongi jäänud. Täna veel 1 katse sõita, aga kuna eestlaste jaoks midagi suurt mängus ei ole ja see katse on ka üsna lühike, nii et midagi suurt seal kindlasti ei juhtu, siis otsustasime selle tänase otselülituse varem natukene ära teha. Kui kuulete, et siin hakkavad lennukid mürisema 4 minuti pärast, siis see on Raadi kohal toimuv Red Bulli lennusshow, mida me juba ka neljapäeval nägime. Aga Roland, aitäh, et said tulla. Jõle närviline olid, kui saabusid hotellist siia. Natuke keeruline oli see sisse saamine mul, nii et siinkohal võib-olla peaks kiitma turvatöötajaid. Tööd tehakse väga hästi ja jah, ei olnud lihtne mul see sisse saada mingil põhjusel täna, aga lõpuks jõudsin kohale, nii et kõik hästi. Aga enne kui kiidame neid, kes on siin kiiresti sõitnud ja võib-olla tunneme kaasa neile, kellel on võib-olla natukene halvemini läinud, vaatame ära ühe huvitava intervjuu, mille me päeval tegime Urmas Roosimaaga, kes on võistluste juhi abi. Põhjus, miks me selle salve tegime, seisneb selles, et me ei saa lihtsalt katse ajal, kui katse käib, ta peab ainult autosid ja teed jälgima, et kõik sujuks, aga miks täpsemalt, sellest kuuleme juba nüüd Urmaselt ise. Nii, oleme nüüd otseühenduses Urmas Roosimaaga. Urmas, et midagi valesti ei läheks, ütle palun oma see töönimetus ise ja mis tööülesanded sul sellel rallil on? Ma arvan, et ennem saab vist siin sinu eetriaeg täis, kui ma selle nimekirjaga lõpule jõuan, et siis kõik need tee-ehitusprojektid, siis hilisem nii-öelda võistlusjuhi abistamine. Sinna vahele mahub veel meeletult palju asju, et seda kõik ette lugema hakata nagu natukene vist mõttetu. No põhjus, miks me sind siin stuudios võõrustada ei saa, on selles, et sa oled nii-öelda kõrgema kategooriaga testimise järgi on need alad määratud, et high density on selle asja nimetus, võib-olla lugeja ei peagi kõikide terminitega kursis olema, aga räägi siis selle ralli päeva ajal on sinu ülesanne jälgida täpselt mida? Ütleme, et kõigepealt äkki high ja low density, et mis see tähendab, et siis tegelikult high density tähendab suures plaanis seda, et me kõik oleme testitud siin, me saame FIA inimestega, promootoriga, sõitjatega, mehaanikutega ühes alas olla. Meedia inimesed on siis nii-öelda low density, sest nemad liiguvad ringi ja suhtlevad omavahel rohkem, et lihtsalt et võistluse sees, mitte nagu siin mingisugust viirust edasi anda, et just siin HQ ja service poole peal. Aga ütleme, kogu see juhtimiskeskus on tegelikult hästi selline mitmetahuline. Janno Hert seda võistluskeskust meil juhib. Tema sellest vastutab ja igalühel on oma kindel ülesanne seal. Antud juhul minul on siis nagu jälgida üle GPS-i kõikide autode liikumist, nende asukohade tuvastamine, võimalikud, ütleme siis, rajalt väljasõidud, võimalikud SOS-signaalid või üldse kõik erinevad signaalid, mis sealt rajalt tulevad. Pluss veel siis, ütleme, kui on pealtvaatajad sellistes halbades kohtades ja kuna mul FIA siis Rahvusvahelise Autospordiliidu inimene on mul kohe kõrval ja kui tema poolt tuleb nagu signaal, et kuskil on midagi valesti tee ääres näha, et siis kohe võtame turvainimestega ühendust ja palume siis pealtvaatajatel ilusasti õige koha peale minna. Kas pealtvaatajatega on sel rallil üldse muret olnud? Ei, mitte väga, et siin mõned üksikud juhud on, et üldjuhul mulle tundub, et fotograafid on nagu tundma hakanud ennast kuulikindlatena, et nad tahavad minna kangesti kohtadesse, kus ei tohiks üldse olla, aga ütleme, kuna meil täna ikkagi mitte lõpuni meie soovist, me oleme ikkagi pealtvaatamisalades, siis ega tegelikult neid inimesi liiga palju seal alaväliselt nagu metsas ei ole. Leidume inimesi, aga mitte nii palju, aga see võiks tulevikus nagu ikkagi muutuda tagasi ja kindlasti ka muutub tagasi nii-öelda tavavaatamise suuna peale. Küll mitte muidugi loomulikult täies mahus, et siin me peame jälle aru saama seda, et me ei saa igal poole minna, et kus on ikkagi
eramaad, erapõllud, sinna nagu ikkagi vaba voli ja vaba käsi ei ulatu. No sinu töösse on kindlasti ootamatused sisse kirjutatud. Saad sa välja tuua, mis on võib-olla sellised pingelisemad hetked olnud senise ralli jooksul? Ma arvan, et eile vast oli siin Johnston sõitis rajalt välja, et siis tegelikult see oli selline nii kui auto peatus põhimõtteliselt esimene asi, mis tuli, oli SOS-signaal, mis tähendab seda, et kiirabi on vaja. Sel hetkel me täpselt ei teadnud, kas on ka päästet vaja või mida juurde vaja. Ühesõnaga kogu kiiruskatse läks kohe seisma automaatselt. Kõik ülejäänud autod võeti juba red flagiga maha. Egon Kaur kahjuks kuidagi suutis sellest signaalist mööda kukkuda, et kas ta ei kuulnud või ta näinud seda seal autos. Üldjuhul see pistab ikka korralikult karjuma. Et Egon sõitis ikkagi täie rahaga edasi veel ja sai sellest siis täna žüriilt 1000 eurose tšeki. Aga ma arvan, et see kokkuvõttes tervikuna oligi nagu selline kõige keerulisem, et see, kuna ta oli katse lõpu osas, sõltumata sellest, et meil oli kiirabi katse vahepeal või poole peal, siis praktika on ikkagi see, et me ei tohi lasta kiirabi võistlusautode vahele. Rääkides edasisest rallist, siis no homme, millised katsed meid ees ootavad? Seda kindlasti omas käest, et sa oled ise ju ehitanud ja paika pannud, et kas nendel katsetel võib ka juhtuda ootamatusi? No, igal katsel võib alati juhtuda ootamatusi, et täna õhtul viimane kiiruskatse on siin samas Raadi servicepargi külje peal, et ka seal võib kõike juhtuda. Aga homme, kuidas sa kirjeldaksid homsete võistluspäeva nende katsete pealt kokku, et kuidas see tänasest erineb? No, homne päev tuleb ikkagi selles mõttes selline lihtsam päev, et küll me ei anna nagu sellist hingamisruumi hommikul esimese katsega, et see on midagi sellist, mis nagu tegelikult on meil tiimi sees siin absoluutselt kõigi lemmikkatse olnud, et see on, ta erineb niivõrd palju teistest, ta on nüüd esimest korda kasutusel. Ma olen alati öelnud, et kui uus katse tuleb kasutusele, me ei saa kuidagi ümber ega üle roobastest. Ehk see tähendab seda, et eks nad tulevad ka sinna ja ütleme nii, et kiiruskatses saab kiiruskatse alles siis, kui ta on 1 aasta rallit läbi elanud. Aga Elva katse homme, see on vana tuntud juba eelmisest aastast ja lõpetame siis esimest korda küll Tartu valla nime all oleva katsega ja teist korda siis Power Stiltsiga siin samas Raadi endisel sõjaväe lennuväljal. Ja lõpetuseks annan sulle nii-öelda vaba mikrofoni, on sul pealtvaatajatele või kellelegi mingeid sõnumeid, tähtsad teadandeid edastada, mis on sujuva korralduse poolest tähtsad edasi anda? No ütleme, tervikuna on ikkagi see, et Eesti rallifänn on kuradimäge fänn, et võtame kas seda, kui siin nüüd viimasel katsel Vastsamõisas Nikolai Kreasin käis katuse peal, et oli rist üle tee oma autoga, pidime kohe hetkega punase lipu andma, ehk siis teistesse autodesse red flagi panema. Ja kuna seal Truuta rallipark oli seal samas lähedal, siis tegelikult inimesed tulid appi, tõukasid ta tee pealt ära ja saime nagu raja sellega kiiremini vabaks. Et see on üks selline hea näide, aga halb näide on see, et no kas te tõesti tahate, et teil kõrvad jäävad sinna aeropaketi taha kinni, et no ei ole vaja nii lähedalt vaadata, et astu see 2 meetrit tahapoole, sa näed täpselt samamoodi, sama hästi seda rallit, kui sealt täiesti tee kõrvalt vaadata, et ma arvan, et kui me oleme vaegnägijad, siis me võtame kellegi appi, aga kui meil on nägemisega kõik korras, siis ei ole raske vaadata ohutuskohast. Selge, aitäh, ei hoia sind kauem kinni, suur tänu selle aja eest, Urmas. Ja, aitäh. Aitäh. Sellised jutud siis Urmas Roosimaaga, aitäh veel kord, et said meiega aega jutustada. Roland, jäi midagi kõrva ka, mida tahaksid üle rõhutada, kas või pealtvaatajatele? On sul intsidente olnud mõne pealtvaatajaga, oled täheldanud? Eestis pean ütlema, et ei ole. Kõige rohkem pealtvaatajana, kus ma olen pealtvaatajana käinud, on Poola MM-ralli, ma arvan, ja seal on küll nagu, oli päris keeruline see lugu, et ise kõrvalvaatasid nagu... Ega see sellepärast enam kalendris ka vist ei ole? Jaa, et seal oli päris kehva lugu, jah. Aga enne kui hakkame WRC
klassi siin tänased pärastlõunased 4 katset analüüsima. Võtame kokku veel WRC 3 klassis juhtunu ja Egon Kaur andis meile lõunapausil intervjuu täpsemalt Peep Pahvile siinsamas Service Pargis. Vaatame selle ka ära. Egon Kaur, tänane päev algas väga hästi seal pikal kiiruskatsel, aga lõppes natuke õnnetult, et mis siis täpselt juhtus? Riivasime ühte kivi ja rehv läks katki ja asusime rehvi vahetama, et palju kaotust ei tulnud selle katkise rehviga, aga kui hakkasime vahetama, siis nägime, et vedrustus on ka nii palju kannatada saanud, et ei saanud enam jätkata. Ise remontisid ikkagi ära ja tulid omal ajal ja lõpuks ralliparki ära? Ei, me saime selles mõttes mehaanikud teid varuosad ja siis saime ära remontida, et meil ei olnud neid varuosasi kaasas. No sa ütlesid ka peale katse lõppu, kui see rehv oli katki, võib-olla ei teadnud, kui suur asi on, ütlesid, et oma viga, et oli siis legendis mingi viga sees või kuidas see juhtus? Meil ei olnud jah, selles mõttes ei olnud mingil põhjusel seal kivi kirjas, et ja täpselt grammi jagu sinna sisse läks, et samas mõtlesime, et ehk pääseme ikkagi pigem selle rehvivahetusega, aga nii ei läinud. No mis tunded su hinges nagu valitsevad praegu, et tegelikult see oli see ralli, kus oleks idee poolest pidanud ju tegema väga head tulemust, nüüd ebaõnnestus kogu see hooaja niisugune mingisugune karma nagu jälitab sind, et oled sa enda jaoks kuidagi nagu selgeks mõelnud selle või praegu nii värske muidugi see kõik? Praegu keskendume nüüd homsele, et plaanime homme jätkata, et hetkel jah, rohkemat nagu mõelnud ei ole, et prooviks homme head ajad teha ja normaalselt jätkata. Kas peasponsor ka juba midagi kommenteeris või arutasite asja? Oleme midagi rääkinud jah, aga praegu ei kommenteeriks rohkem, et praegu ongi pigem keskenduda homsele. Et mitte nagu seda negatiivsust enda sisse lasta ja vaadata ikkagi, no homme on veel 5 kiirustust sõita, et kui häid aegu näidata, siis see on ka mingi taseme näitaja. Ja homme on täitsa päev, et selles mõttes me tahtsimegi veel autol ka mingeid asju proovida, et siis saamegi neid homme proovida. Ma küsin veel lõpetus, kuidas see pikk kiiruskatse oli, et tegelikult sa seal tõusid ju oma klassis teiseks ja selles suhtes tuli hästi sõit välja, samas ise päris rahul ei olnud, et oli see kuidagi teistmoodi, kui rada kirjutades nagu tundus või? Ei, mitte teistmoodi, et pigem võib-olla tundus, tulime liiga rahulikult, aga tõesti jah, ajaliselt võib-olla ei olnud hullu, et strateegiliselt ilmselt täitsa õige lähenemine. Tagasi stuudios. Homme tuleb Egon tagasi, on mõistlik otsus? Loomulikult alati on mõistlik tagasi tulla, sest kilomeetrid on vaja ju ja miks mitte tulla. Ma arvan, et iga rallisõitja soovib ralliautoga sõita nii palju kui võimalik, et lihtsalt ära visata seda võimalust ei ole mõtet ju. No fännid kindlasti rõõmustavad, kui Eesti ekipaaž mööda läheb. Loomulikult. Mida rohkem eestlasi rajal, seda parem ja vaatame, loodame, et ka siin teised, kes täna lõpetanud on, et tulevad ikka kõik tagasi, et kellel suuremaid vigastusi ei ole. Aga WRC 3 klassi tundub, et paneb meil kinni ikkagi Aleksei Lukenuk. Tundub, et viimasel päeval ei pea suruma nina verest välja. No ta ikka... Vere ninast välja. Et ta ikka pigem näitab päris tummist taset, et ma olin veits üllatunud, täna see tempo nagu jätkus, et eilseid katseid ta teadis väga hästi, ta on siin sõitnud palju, ta on võitnud seda rallit, aga neid tänaseid katseid, eriti hommikul, et ta pani seal samamoodi edasi, ei olnud mingit küsimust, nii et lõpus nüüd veel ütles, et enam pole pointi nii palju pushida, et siis kaotas sekundi 2 katsevõitjale, aga tempo on nagu suht raju peal, et väga lahendada tagasi näha siin. No juhib Kajetanovitši ees 2,5 minutiga sisuliselt, 3. koht jääb juba 4 minutiga maha, siin katsevõidule praktiliselt purjetab, aga vaatame kiirelt üle ka, mis juunior WRC-s toimub. Juunior WRC on ülipõnev minu meelest. Peale 16 kiiruskatset Sami Pajari juhib 35,4 sekundiga Martin Kotsi ees, aga vaid 2,7 sekundit jääb maha John Armstrong ja temast omakorda 10,3 sekundit Martin Sesks. Jaa, reaalselt Sesks on 12 sekundit teisest kohast. Ise on hetkel 4. nii et siin tuleb see 2., 3., 4. koht eriti põnev homme, ma arvan, et ja Martins on kindlasti neid katseid sõitnud, mis homme tulevad. Aga teiste kohta, teised ilmselt vist mitte, ma 100% kindel ei ole. Nii et päris äge saab olema see ja Martin Sesks on ka tempos on täna teisel poolel päevast päris hästi üles, et eile ja täna hommik oli tal pigem keeruline.
aga räägime WRC 2-st ka. Seal ebaõnnesõdur Mats Ösberg lõhkus jälle rehvi, andis enam-vähem viisaka kommentaari, eks ta ole oma vitsad juba saanud, et küsiti, kust rehv läks, siis ütles, et loomulikult ma ei tea seda, nagu ikka. Ütles, et ma olen alati ebaõnnestumistest auga välja tulnud, tugevamana välja tulnud ja eks peamegi selle alla neelama ja proovima kuidagi mingi vastulöögi anda. Rohkem ta vist ei tohi jah neid teatud sõnasi öelda seal lõpukommentaarides. Nii et pigem püsis viisakana ja ega seal midagi teha ei ole. No. See on ebareaalselt julm on seda tema jaoks, sest seda juhtub, tal nii palju juhtunud seda viimasel ajal. Ja see ralli juba 2 korda. Vähemalt ta püsib ikkagi veel poodiumil peale seda 2 rehvi purunemist, et seal ka saab homme päris huvitav olema, sest ka Marko Pulats on päris hästi tempo ülesand, kes on hetkel siis Östbergist 0,4 sekundit taga ainult. Sa vaatad mingit teist katset, sest 16, 17. 2,1 on nende vahe. Noh, tempo on tegelikult päris hästi ülesand, sest 16. katse Marko Pulats võitis Östbergi ees ja viimasel siis 1,7 sekundit vahet, et nad tulevad päris võrdselt seal ja homme võib päris huvitav seal olla, ma arvan, neil. Ösberg ise kaotab Mikkelsenile 25,4, ega Mikkelsenil ka midagi kivisse rajutud ei ole, et see 25 on selline kui vaadad, viimasel kaotas 8 sekundit 7 kilomeetri peale, et sekund kilomeetril oli Ösberg kiirem Mikkelsenist. Nii et ma pigem arvaks, et Mikkelsen suudab hoida seda. Ei tohiks probleemi olla, aga never know. Kõik võib juhtuda. Nii, WRC arvestuses ka katsevõite on oppinud täna peamiselt ikkagi Ott Tänak. 17. katsel sai oma esimese katsevõidu selle aasta Rally Estonial Thierry Neuville, aga ühe huvitava käigu tegi Hyundai. Oli nüüd see enne 16. või 17. kus sellest, et ta ennast sättis Ogier ja Neuville'i vahele stardijärjestuses, sellest rääkisime juba hommikul, aga hiljem siis sättis ennast veel ühe koha võrra poole Neuville'i taha. Me siin omakeskis arutasime, et milleks seda vaja on, et kas äkki kavatseb nüüd viimasel katsel rehvi säästa homsele ette mõeldes, aga sel juhul oleks pidanud tulema ju Kalle Rovanpera järel, aga tuli Kalle Rovanpera ees, sõitis selle ikkagi täishooga läbi. No nüüd tagant uuesti spekuleerides, siis miks on vaja ühe koha võrra veel langeda? Jube keeruline aru saada sellest, et jah, see oleks kõige loogilisem variant, et tulla rivi lõpus ja hoida neid pehmeid homseks, et ma ei ole arvet pidanud, kui palju neil homseks rehv on pehmeid alles. Aga huvitav käik oli see küll, et kahjuks ma ei kuulnud ka WRC live'ist, et seal nad ka kindlasti sellel teema üle arutasid, et mis nad sellest arvasid. Nii et ma ei oska seisukohta võtta, kui keegi targem teab midagi või kuulis, siis võib meile ka teada anda. Jah, kirjutage meile kuueskaik@delfi.ee või kommenteerige live-blogis, kõik need variandid on olemas. Aga rääkides ikkagi sellest, et kes meil siin homme poodiumil seisavad, siis hetkeseisuga tundub, et Eesti hümni 5 on ikkagi esindatud Kalle Rovanpera näol. Refrääni küll korratakse 2 korda, aga juhib tema siis, enne kui meil see viimane katse siin samas raadil pihta hakkab, juhib 46,3 sekundiga Greg Breen'i ees ja Neuville jääb maha 1.21,5, aga Neuvillist omakorda Ogier on maas vaid, ütleme ikkagi vaid, sest teised vahed on suuremad, 18,6 sekundit. Kas Ogier, on tal mõtet minna Neuville'i vastu viimase päeva sõitma? Ma ei usu. Ilmselt on see lihtsalt selline stabiilne hoidmine, et sa oled seal taga olemas vaikselt. Ja kui mingi viga peaks tulema eest, siis ta saab kohe lihtsalt käia võtta selle 3. koha vaikselt ära. Et ründama ta kindlasti ei lähe, sest tegelikult ta pole kogu nädalavahetuse jooksul mingit otsest rünnakut teinud ju. Ja ma ei usu, et ka sealt homme peaks tulema. Aga üks huvitav asi lihtsalt, mida ma vaatasin, et kui nüüd Leek 2 tulemusi vaadata, siis tegelikult Ott ju oli kogu Leek 2 peale siis 15 sekundiga kõige kiirem Rovanpera ees, et tundus küll, et Rovanpera hommikul alustas väga raiult, aga et kogu päeva peale siis ikkagi Ott Tänak 15 sekundiga oli kiirem. Rovanperal 16. katsel 11,1 kaotust, ega sul ei tule meelde, millest nii suur kaotus?
Ma arvan, et see võis olla see tolmuteema. Tolmuteema segas meil kaarte küll, jah. Ja, et ma ei pannud tähele küll, et seal oleks mingit muud probleemi olnud, et tõenäoliselt tolm oli ja tal oli piisavalt turvaline vahe juba sees, et seal hakata mingeid rumalaid otsuseid vastu võtma ja sealt läbi tolmu pushima, et sellel ei olnud pointi. Mõistlikum oli tulla turvaliselt läbi sealt. Aga Greg Breen teist aastat järjest tundub talle koitvat siit teine koht, ega tal midagi palju võita kaotada ei ole. Eks homne päev saab ka olema lihtsalt läbi kulgemine, nagu tegelikult meil siin suht tavaks on saanud, et ega pühapäeviti suurt võistlust ei ole ju enam. Pigem on kulgemine. Ega siin jah, Ogieri ja Neville'i vahe on selline, kus võiks veel midagi teha, aga hetkel pigem ei usu, et Neville on päris hea hooga ja siin eriti päeva lõpus nägime päris head tempotelt. Aga jah, vähemalt ma arvan, seda põnevust toovad need madalamad klassid meil homme päris korralikult. No see tolmu teema, arutame selle ka läbi, et oleks pidanud vahed 4. tegema või mitte? Ma ei näe otseselt vajadust, et seda on keeruline teha enne katset, et siis oleks pidanud kogu viimane ring olema juba ja see oleks juba selline, see oleks üle dramatiseerimine juba olnud. Olukord oli kõigil sama, otseselt ei näinud midagi väga ohtlikku, et seal olnud oleks, et seal oli kogu katse peale selline 1-2 kohta, väiksed tolmukotid 7 kilomeetri peale, ma arvan, et seda ei olnud nagu liiga palju, et seda pidada väga ohtlikuks. No räägime homsetest katsetest ka, siin midagi väga uut ei ole, me lähme Neeruti, Elva ja Tartu valla katsetele ja Tartu valla katse siis see palju kritiseeritud ja kirutud punktikatse 6,5 kilomeetrit siin samas ERMi lähistel. Mis sa nendest Neeruti ja Elva katsetest oskad rääkida? No täpselt samamoodi nagu siin ennem videost vaatasime, et Rally Estonia meeskond ütleb, et see pühapäev võib-olla on kõige põnevam neile, et ka minu jaoks on seal nagu väga põnevaid katseid. Mis see põnevaks teeb? Ütleme selline, vähe võib-olla tehnilist osa rohkem natukene, või sellist, ütleme hommikune on päris korralik selline andmine, et ma ei oska öelda, võib-olla ma isegi ei tea, kui palju me neid katseid siin homseid sõidetud on varasemalt, statistikat ma ei tea peast, ja võrreldes siis eilsete katsetega, et ühesõnaga, pigem on sellised veidi põnevamad katsed, kui olid laupäevased, sest laupäev oli nagu täiesti selline tüüpiline Lõuna-Eesti ralli, Lõuna-Eesti Rally Estonia või Tartu ralli, neid katseid on iga selle ralli all sõidetud, on sama aastal sõidetud Rally Estonia ja 6 aega hiljem Tartu ralli all veel samu katseid, et neid katseid on väga-väga palju saanud sõideta, et kindlasti saab huvitav päev olema, pole väga palju kilomeetreid, samas nagu piisavalt, et veel neid vahesid tagasi sõita. 52. Just. Üks väike jututeema veel. Sébastien Ogier tegi väikse torke, kui talt küsiti Hyundai taktikamängude kohta, siis hommikuste mängude kohta, et selle kohta ütles Ogier, ei midagi uut, see on lihtsalt erinev tase Hyundai ja Toyota vahel. Selline torge. Väga isegi, ma arvan, et ma ei oska isegi seisukohta seal võtta, sellepärast, et kui ma õigesti mäletan, siis üks kõige esimesi mehi, kes sellist taktikat kasutas, oli Sébastien Ogier ise 2000, millal ta sõitis Fordiga, 18-19. Ma arvan, et oli üks esimesi, kes hakkas seal mängima niimoodi kohtadega, et aga jah, eks kindlasti jah, Hyundai teeb seda rohkem, Toyota ei mäleta nagu väga, millal Toyota oleks seda teinud, et Hyundai kasutab kõiki võimalusi reeglite piires mängimiseks, alati on seda teinud ja kindlasti teeb ka edasi seda. Üks huvitav pressiinfo tuli meile ka sisse, tuli siis kohtunike otsused 10 tükki tänasest päevast ja arva, millega need seotud on, ma ütlen vihjeks, et 1000 eurot kõigile nendele 10-le. OK nupp, jah? Ei olnud OK nupp. Ei olnud? Tule kustuti. Tule kustuti nupp. Räägi meile sellest teemast. See on isegi peaaegu sain siin oli ka Linnamäe ja Jeets, ma kiirelt jõudsin vaadata. Ja isegi peaaegu sain selle trahvi Poola rallil mõned nädalad tagasi.
Autos sees on tulekustuti lülitusnupp siis, et automaatne tulekustuti sees või väljas. Kui on sees, siis saab nuppvajutusega vajadusel lööb auto täis tulekustutus ainet siis ütleme niimoodi. Ja see on, üldiselt on see offi peal, autotranspordi käigus, kui rallile tuuakse, mis iganes ajal, on see alati offis. Ja keegi väga ei lülita seda sisse, vähemalt unustatakse lülitada lihtsalt, et seal ei olegi mingit muud põhjust, et Poolas küll anti hoiatus ette. Siin anti ka hoiatus, mäletad, üks päev me lugesime, et oli, see oli isegi vist neljapäev või... Aga no võt, miks see väljas on, ei oska öelda, et seal ei ole mingisugust... Ei ole midagi tahtlikku, et ei tahaks, et sõidu jooksul kogemata läheks tuba vahtu täis. Pigem tahaks, et see oleks sees ikka, kui midagi juhtub, siis on nupuvajutuskaugusel tulekustutussüsteem. Aga no kui hoiatus anti ka siin, et siis ei ole nagu midagi teha, on täpselt sama, mis teema on OK SS nupuga, et keegi ei tee seda tahtlikult, ei jätta seda nuppu vajutamata. See on lihtsalt inimlik viga, midagi teha ei ole. Ja üks väike teadaanne ka lõpetuseks paluti edastada, et Rally Estonia mugavamaks jälgimiseks on allalaetav Google Playst ja Apple Store'ist märksõnaga Rally Estonia, selle sama ralli rakendus, saate siduda enda pääsme või VIP-passi programmiga ja kiirelt leida üles läbi sellega pealtvaatamisala asukoht. Kuuldavasti siin kõik pole leidnud oma asukohti. Pange homseks kindlasti sisse ja kui sul on ostetud ka digiajakiri, siis saab ka seda mugavalt rakendusest jagada. Kaardid, osavõitjate nimekirjad ja kõik muu. Võib-olla jäime natukene hiljaks selle teadaandega, sest homme on ainult 5 katset, aga 6, vabandust. Aga nii see tänane päev siis õhtusse veereb, üks katse veel jäänud, nagu Urmaski ütles, et võib ka ju seal juhtuda. Jaa, muidugi võib. Aga jah, ütleme, kogu päeva kokkuvõttes võib-olla see hommik oligi see, mida me kõik eeldasime, et see hommik nagu midagi otsustab ära kohe. Ralli tulemuse mõttes siis või võidu peale sõitjate mõttes, et ja nii see tegelikult oli ka, et Rovanpera nagu esimesel katsel pani nii rajult, et tuubeldas oma edumaad. Ja sealt peale seda juba tegelikult ju Priin ütles, et ta annab alla, vihjas, et tal ei ole täishooaega, Rovanpera istub selle autos tihti ja kui ta sellise aja sõitis, siis põhimõtteliselt ta võib selle võidu võtta. Rovanperal seni 2 poodiumit, 0 võitu. Jah, ma arvan, väga uhke oleks Eestis esimene võit võtta, et Eestis ta elab ka, nii et selline põhimõtteliselt koduralli talle. Tunneme head meelt Kalle üle ja tunneme ükskõik, kelle üle head meelt, kes siin võitjana poodiumile tõuseb, on igati ära teeninud selle koha. Täname homme kellegi saate juhtidel küsimusi on siis 6kaik@delfi.ee, loomulikult saatke need kohe teele, muidu läheb meelest ära. Aitäh, Roland, ütle ka aitäh. Aitäh, jah. Loodetavasti homme saad ka ühineda. Jaa, loodame, et saab sisse, et ei ole probleeme. Aga jälle ma ei ole kuri üldse nende turvameeste peale, nad teevad väga head tööd. Jah, seal on kommunikatsiooniprobleem võib-olla turvameeste üleval. Just. Aga aitäh ja kuulmiseni. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.